Nii. Tere õhtust. Jälle. Seekordne saade. Tuli välja rääkida natuke tuleproovist. Nendest põnevatest ülesannetest, mis meil olid. Ja natuke räägime ka suhkest nõiajutud. Mis ülesanded meil olid üldse? Meil oli see laukne ülesanne Sopaaugu tänaval. Ja... Korra vaatan, kas heli töötab, sest seekord tuleb heli teistmoodi. Ja teine oli siis seal, kas see oli Haapsalus? Haapsalus, jaa, see... Härra. See oli mu lemmik ülesanne. Okei. Ma nii tahaks teada tagasidet, et arvestades seda, et kaader nõidu käis tema juurest läbi, et kas ta siis nagu lõpuks sai käima peale või ei saanud, et kõike tehti, et särke põletati ja puu külge seoti ja lõhna lasti, et nagu no midagi võiks ju olnud nagu vilja kannanud. Ma ei kujuta ette, kas ta tegi iga õhtu seda lõhnapritsimist ja... Ja Helve ütles talle need sõnad ka, mida ta täpselt ütlema. Helve oli selles saates minu lemmik lihtsalt. Nagu selle ülesandega oli Helve lihtsalt minu lemmik. See oli nii Helve lihtsalt, kui üldse olla saab. Helve on täiega vahva, jah? Ja see oligi nagu siuke mõnes mõttes nagu klassikalises võtmes nõid, et teed seda rituaali ja loed neid sõnu ja küll ta siis tuleb, et ega ta ei pääse. Et see oli nagu ääretult lahe. Minu lemmik, kui sellest terve hooaja peale oli see laukne saade või laukne ülesanne. Miks? Sellepärast, et see oli üks kõige põnevamaid ülesandeid minu jaoks. Vaata, me tegime seal reaalselt ettevalmistust sinuga mingi 7 või 8 tundi, terve päev. Ja me olime sellele, me olime viimased, kes läksid. Me olime viimased, kes läksid. Ja, või Anžuuri oli viimane vist. Ei, meie olime viimased. Me valmistusime mingi 7-8 tundi. Me rääkisime seal vist mingi 1,5 tundi tegelikult. No jah, me ikka veetsime päris pikalt aega. Me veetsime pikalt aega, sest et seal esimeses korteris me käisime samamoodi. Jah, sealt hakkaski ülesanne nagu pihta. Sealt hakkas ülesanne pihta, seal sai nagu kõigepealt vaadata ju, mis seal toimub, mis lugu on ja nii edasi. Ja siis me läksime seda korterit otsima tegelikult, kus siis nii-öelda see õudus siis pihta hakkas. Ja selle korteri leidsime meie ülesse. Ma ei saanudki saate järgi aru, sellepärast, et saates sai nagu mulje, et Ervin ja Aleksander ka nagu käisid korteris. Aga nad ei käinud seal korteris. Ei olnud või? Seda ma vaatasin kohe, nad ei olnud seal korteris, nad olid kuskil teises korteris. Aga seda Eve ütles meile ju, et me olime esimest, kes korteri üles leidsid üldse. Et terve nagu see oli tegelikult 3 kortermaja ja 3 kortermaja peale leidi üles 1 korter. On nagu väga suur saavutus. Kahju, et seda niiviisi ei näidatud. Aga pole hullu. Ma olen selle ülesande peale nüüd hakanud mõtlema peale selle saate vaatamist, et jube veider, et sellel ei ole lahendust tulnud, kui nagu seda on nii palju uuritud ja politsei on uurinud ja selgeltnägijad on uurinud ja nõiad on uurinud ja milline kaader on nagu läbi käinud ja mitte mingit nagu tulemit ei ole olnud. Et see on juba nagu statistiliselt nagu, et kuidas see saab olla, et see on nagu veider. Parem nagu mõtlema, et mis värk sellega siis ikkagi on. Tead, sellega on nii ja naa. Esiteks on üks asi ja vaata see, et osad saladused jäävadki saladusteks. Jaa. Nad peavadki jääma saladusteks. Aga kuidas saab saladuseks jääda? No lihtsalt osad lood on mõeldud nii. Või kui on see, et nagu inimene ei tahagi, et nagu teda üles leitakse. Ma mõtlesingi ise selle peale, et see on nagu täiesti reaalne variant, et inimene just nagu ise ka varjab selle. Nagu mingi, vaimu osa või mingi osa inimesest. Võib-olla siis, et säästa lähedase koledusest või kurat teab lihtsalt. Ja üks asi on kindlasti see ja teine asi, ma tean lugusid, kus on ka nagu nii-öelda avalikkuse ees on see, et ikka ei ole leitud ja ei tea. Aga tegelikult on vastus kätte antud. Aga lihtsalt on ka see, et inimesest ei usu. Sellepärast, et nagu nii-öelda neid säilmeid ei ole võimalik enam leida. Nojah, et need ei ole enam. Et
osade lugudega on nii, aga jah, see oli minu lemmikülesanne nagu selles mõttes, see oli küll väga kurb ja raske ülesanne, aga see oli nagu see, kus tuli lihtsalt endast nagu mingi 1000% anda. Pingutus oli see pingutus oli ränk. Sest ma mäletan, kui me seda läksime tegema, siis kui sa oled nagu päev trenni teinud, siis on nagu mõnes mõttes nagu teatav transi seisund juba selline, et sa oled nagu nii üle keskendunud, et siis kui sa lähedki sinna, siis hakkab tulema ja siis nagu siis tekib nagu see, et kui keegi hakkab nagu segama vaata või küsima midagi, siis sul on lihtsalt ära küsi, ära sega vaata, ma lihtsalt räägin nagu põmm sulle kõik asjad ära nagu. Et seal oli päris palju seda tegelikult, et me seda tegime. Sest sina olid makstransis, sa lihtsalt läksid kortermajja sisse, tõmbasid kohe viimasele korrusele, siis tulid korrus allapoole, ma vaataks lõpuks oli 3. korrusel või? 3. või 4. 3. või 4. midagi jah. Ja siis sa käisid ühes korteris, vaatasid seal, et see ei ole. Siis mõtlesin ka, et lähme allapoole vaata ja siis sul oli põmm see korter ja siis sa veetleski, et tegelikult esimest, kes leidsid korteri ülesse. Põnev. See oli mega põnev, nagu selles suhtes oli nagu, ma ütleks lihtsalt nagu ametialaselt ülipõnev ülesanne. Ja just ka see, et ta oli nagu, ta koosnes vaata nagu just nagu mitmest osast, et oli see korter ise ja siis need inimesed ja need asjad ja siis see koht ja siis see kohaga seonduv info. Sest ega selles korteris oli ka igast muid asju toimunud ja igast muid asju, mida sa ka leidsid, aga mis ei ole olnud selle looga seotud. Ja vaata see kortermaja, kui me ülesande tegime ära, me sinuga tulime korrus allpoole ja vaatasime seal veel ja see oli teine korter, kus reaalselt seinad voolasid verd. Ja lihtsalt seinad olid verd täis ja siis me olime okei, see nagu terve see hoone oli lihtsalt siuke, et nagu sa lihtsalt istud seal ja vaatad nagu mis koht see on, mis elu siin käinud on, mis elu need inimesed näinud on lihtsalt. See on naljakas, et otsa, kuidas minu mälu töötab, et ma nagu sellest ülesande tegemisest nii väga palju ei mäletagi, aga ma mäletan just seda, kuidas me just toobel saadas vihma ja värki, me istusime puu all ja siis igasugused erinevad treeningvõtted, mis olid, et neid sai nagu rakendatud ja katsetatud ja siis kui ma nagu vahepeal enam ei viitsid, siis sai kõigest, teeme edasi, läheb ja nii sama passinud. Hea küll. Et see oli nagu... See oli ülipõnev, me rääkisime seal nende külaelanikega, saime seda Dobermanni seal paitaga. See oli ülimalt põnev päev. Ja siis oli see teine ülesanne. Mis oli minu lemmik ülesanne? Lihtsalt ta oli nagu elu ise, et tal nagu justkui nagu väga palju midagi müstilist ei olnudki, aga härral oli probleem ja seda meest nagu ta oli hästi siuke soe ja sõbralik ja ka hästi siuke tagasihoidlik ka ja siis kui ta nagu mingi hetk seal nagu mingite asjade üle ega ma nende naistega et see oli nagu tore vaata, et see on nagu neid laipu asju on nii palju igal pool, Aga see oli vist ka suhteliselt siuke ainuke ülesanne, mis meil oli selline. Ma ei tea, mis meil tulemas on. Ma lihtsalt ei mäleta enam, aga see oli küll nagu jah, see oli siuke, et sa läksid kohale, me tegime selle ülesande ära ja siis ma olin lihtsalt mingi, kas me nagu panime täiega praegu pange lihtsalt või kas see oligi lihtsalt nii praegu, et nagu kui sul eelnevad ülesanded on olnud nagu siuksed jõhkrad vaata ja siis sa lähed järsku ja siuke mingi lilleline aed ja siis on mingi härra ja naisi ei ole ja mis siin üldse toimub ja sest ettevalmistusega, igaks ülesandeks me oleme alati ettevalmistust teinud. Oli ikkagi juba nagu harjumuslikult, et nii, raudselt on mingid laibad, raudselt on surm, raudselt on mingid tragöödia siin olnud ja proovime siis nagu võimalikult detailselt infot kätte saada. Sa saad uksest sisse ja siis on nagu väga ei ole, et nagu ja see ettevalmistusega oli kas me nüüd oleme nagu puusse pandud või mis asjad? Oli küll jah, sest selle ettevalmistusega me olime juba siis, sest meil mingi Keit, kas sa nagu tunned mingit surma siin või ei tunne, ma ei saa aru lihtsalt, mis nagu toimub. Mõlemad nagu ülitõsised ka vaatavad teine siis otsid. Ma ei tea, tajud on kinni või mingi plokivad või midagi. Ja siis öeldi, et ei, siuke mure on ära. Et see oli põnev. Oh jah, selles suhtes, ei teagi. Ei, huvitav oli, nüüd läheb põnevaks, sest et nüüd hakkab meid vähemaks jääma. Hakkab jah? Nüüd läheb põnevaks. Jah, nüüd läheb hullult põnevaks. Nüüd läheb väga põnevaks, mis sees ootab. Ja. Järgmine saade saab päris üllatuslik olema.
vaata nii. Tere! Tervist kõigile! Maarja-Liis ütleb, et kahju, et saade nii veidralt kokku monteeritud. Vaatajana ei saanud tegelikult üldse aru, kes mida leidis. Ja seda tagasisidet ma olen päris mitu korda ka saanud. Aga vaata, siin tuleb mõista ka nagu neid saate tegijaid, et nende eesmärk on ikkagi, et lugudele tekiks mingisugune lõpplahendus. Nagu mingisugunegi lõpp. Ja seni kaua, kui meil nagu mingi kondiklibu käes ei ole või midagi sellist, siis ongi nagu, mis nagu sa ütlesid, siis kui nagu maasest konti välja ei tõmba, siis tegelikult nagu selles mõttes tulemust pole. Nojah, et nii on, jah. Et kui eesmärgiks on nagu ära öelda, leid üles see koht, siis sest vaata, me ju tegime ka ettevalmistused, kui on vaja sõita, siis me oleks saanud sõita, vaata. Ja. Aga seal oligi see, et oli mitmesse kohta nagu maetud osadena. No võt, see on see tagantjärgi, et oleks võinud ja küll oleks äge olnud. No jaa, aga selles suhtes, et ega me ei jõudnud ju tegelikult selle punktini nagu kuhu ta konkreetselt maetud on. Sa võid ära öelda, et laugas ja mis iganes on ju. Aga kui seda infot no jaa, hakka teda siis sealt soost välja tõmbama, see oleks äge, aga... Aga nii on. No. Mis see nädal siis? See on huvitav nädal olnud meil. Täiega huvitav nädal oli, jah. Ma arvan, et vist sellest saab rääkida, kui me nimesidega kohtusime midagi. Üks poltergeisti juhtum oli just siin hiljaaegu, mis oli päris põnev, nii et sa saad sellest rääkida, sest sina olid sellest hästi elevil. Mina olin sellest väga elevil selles suhtes, et oli siis nii-öelda küllakutse, kuhu ma siis ka suundusin. Väljakutse. Ghostbusters. Just, kuhu ma siis ka suundusin esialgu, kus ma ütlen, kodupuhastus nagu ikka tundus olevat. Asukoht oli lihtsalt selline natukene teissugune, mis nagu natuke tekitas küsimust, et mis seal nagu siis saab. No. Et tegu on olnud siis eelnevalt raviasutusega väga pikalt ja ma käisin ära, tegin puhastuse ära. Esialgu tundus, et nagu toimis, kõik oli okei. Ja siis 1,5 tunni pärast ei olnud enam okei. Mis siis juhtus? Ma ei ole mitte kunagi oma elus sellist asja näinud. Sina võib-olla oled, aga mina ei ole näinud, kus nagu kogu elamine tagurpidi on pööratud. Füüsiliselt? Füüsiliselt. Kõik mööbel, lihtsalt diivanid, voodid, lauad, toolid, kõik on tagurpidi. No selles suhtes nad nagu tehniliselt, nad ei olnud tagurpidi, nad olid oma asukohta. Nad olid oma asukohta vahetanud, igaüks oli otsustanud nagu omale uue koha leida. Ja. Et ehmatav kindlasti esialgu. Siis tuli sealt leida mingid loogilised lahendused, miks mingid asjad on mingi koha leidnud. Ja siis me suundusime Keiluga koos sinna tagasi. Selleks ajaks olid seal mõned esemed veel oma kohta vahetanud. Ta oligi selles mõttes just nagu klassikaline poltergeisti juhtum, kus asjad liikusidki ringi. Need ruumid olid, neid oli päris mitu ju. Ja need asjad, mis olid liikunud, olidki mingid diivanid ja lauad, mis olid nagu väga rasked. Mitte väga rasked, aga ütleme niimoodi, et üksi liigutamiseks sa pead seda lohistama. Et see oli päris vahva. Ja... Et siis tuligi seal hakata nagu majandama, kus särk on, nagu ta seda korda saab ja nii edasi. Ja... Põnev oli see, et me siis suutsime ka salvestada heliliselt nii mõndagi. Jaa. See oli jah, et ma taipasin mingi hetk, et nagu võiks siis ka nagu diktafoni käima pannud. Väljas sai vahepeal suitsu tehtud ja nii edasi. Mitte kedagi toas ei olnud. Mitte kedagi. Sel hetkel ei olnud hoones üldse mitte kedagi. Jah. Hoone oli tühi. Terve hoone oli tühi siis sel esimesed vist 1,5 tundi või 2 tundi oli hoone täielikult siis tühi. Ja kui me jätsime diktafoni siis käima, siis tuli välja, et hoone niivõrd tühi ei olnud. See on jumala lahe. Nagu mingid sammukesed ja... Kopp. Ja koputati paar korda seal ja... Koltsud ja asjad kukkusid ja liikusid kuidagi ja...
Nüüd, see oli mõnes mõttes vist, sa kaotasid oma poltergeisti süütuse selles suhtes, et see oli nagu, ta küll ei katsunud sind ja ta ei loopinud sind ja sa ei näinud teda, aga noh, ta oli nagu päris ligidal. Et selles suhtes oli... Üle pika aja sai tunda, kuidas nagu siis lahkunu nagu natukene liiga lähedale tuleb. Sest et kusjuures seal viimases ruumis, kus me siis toimetasime, mina istusin Keidu selja taga ja lihtsalt tundsin, kuidas minu kõrval istub ka keegi. Ja ta on natuke liiga lähedal. Nagu nii jääkülmaks ei ole mul enne läinud. Nagu nii jääkülmaks. See on jälle siiamaani aru saanud, et miks see külmus on justkui nagu... Surm. No aga miks surm külm on? No miks ta soe peaks olema? No miks ta külm peaks olema, et see on sama... Ja kui inimene ära sureb, ega ta siis soja jätka ju auas. No ta ikka mahajahtumine võtab mõni aega. No kui sul on 70 aastat aega maha jahtuda, siis nagu mis sa ikse arvad, nagu kui jahtunud inimene olema peab? Ja no ikkagi see on nagu, miks on igasugused poltergeistid ja kummitused alati külmad? Ma ei saa sellest... Sest et nad ei ole elus ju. Kui sa oled elus, siis sul on soe, veri käib ringi, siis on ju tekib temperatuur sul kehas elus. Et kui seda ei ole, verd ei ringle, süda ei käi, siis pole ju seda soojust. Et tegelikult inimese hing on külma, aga keha lihtsalt teeb neile loo. See sooja kuva. Me oleme sooja, aga tegelikult hing on täiega külm. Ei, see oli lahe jah, sest ma ise kogesin nagu mitmeid puudutusi asju ja see on... Ma olen natuke ära unustanud, et see ongi nagu... Nüüd ma saan ka seda kirjeldada, et justkui nagu keegi, kui katsub nagu kätt, et kui ma nagu ise katsun oma kätt, siis ma tunnen seda puudutust nagu naha peal. Ja siis justkui nagu selle poltergeisti puudutus oli justkui nagu naha all. Sa tunned, et naha all keegi katsub külmalt. Nagu kas hoiab kinni või puudutab mida iganes, et see oli hästi tore. Ta proovis seestuda. Proovis lihtsalt... sinu kehas olla. Tahtis kätt suruda ja öelda tere või midagi. Walking in your shoes või midagi. Miks me oleme rõõmsatad, et kohtus meile omasugusega, kurat ma ei tea. Shaking hands. Jaa, shaking hands ja how do you do? Ma olen siin juba päris pikalt olnud, et äkki saaks minema siit. See oli huvitav tõesti selles suhtes, et esmakordselt siis sain mina kogeda seda, et me nagu ise lindistasime seda. Seda hakkab nüüd tihemini tegema ja kaamerad samamoodi. Et selliste tööde puhul ikkagi kaamerad käima ja diktafon käima ja siis seda saab nagu hiljem analüüsida, vaata meil see analüüs on veel ees, et mis sinna diktafoni peale tegelikult jäi, sellepärast, et sinna jääb ka seda varjatud informatsiooni. See oli põnev, jah. Et kui diktafoni... Ma ei tea, miks selle peale nagu varem ei ole tulnud, et selle võiks ju kõik nagu linti võtta, et ega see nagu skeptikud teistmoodi uskuma ei pane, sest nad tahaksid kindlasti palju rohkem materjali saada kui mingi ühe kaamera nurk ja mingi ühe diktafoni heli, et see peaks justkui nagu midagi enamat olema, millega nagu tõestaks selle... Tead, nagu ma mõtlen nagu skeptikuteks, nendest mul on nagu selle koha pealt nagu selle loo puhul täiesti nagu savi. Mis mind huvitab on see, et lihtsalt mis jääb ka nagu meie eest mingil määral varjatuks. Vaata, kui me nagu mõlemad kuulsime näiteks seda muusikat seal taustal, kumbki me seda välja ei öelnud esialgu, aga mõlemad kuulsime. Ja siis kui ütlesime, siis oli mingi, oh my god, sa ka vä. Et ja samas sa vaatad seda heli, seda joont seal aga midagi ei tõuse ju kuskile, nagu ei oleks just heli, aga sa kuuled seda ikkagi mingil määral. Seda peab analüüsima. Seda peab puhastama seda siis mis siis võtab selle taustamüra ära ja siis on nagu... Sest alati on oht, et aju täidab lüngad. Võib-olla, aga see fakt, et ta täidab meil mõlemal nagu sama asjaga on see on nagu kummaline natukene, et ma kujutan ette, kui üks kuuleks, ma ei tea, karjumist ja teine kuuleks nagu mingit muusikat, siis ma oleks nagu okei, võib-olla aju täitis, aga kui mõlemad ütlevad nagu muusika, siis see nagu on veider. Mis oli veel lahe oli see, kui seal sa hakkasid nagu tööd tegema puhastust ja muud asja, siis mõlemad kuulsime seda, kuidas nagu vanasti naistel need kitlid või nagu sellised puuvillast seelikud, mis see kittel, jah. Et kui kõndida, kuidas see siis nagu hõõrub nagu... Sahi sealt, jah, üksteise vastu. Me ei näid, aga ta oli nagu päris ligidal, ütleme võib-olla mingi 5-6 meetrit nurga taga, et oli kuulda, et keegi kõnnib. Et keegi kõnnib just ja
noh, see oli ikka, see oli nii põnev lihtsalt, ma olin nagu terve aeg lihtsalt mingi davai, ma tahan näha nagu tule välja, ma lihtsalt tahan nagu füüsiliselt näha, kas sa nüüd ka viskad või millega. Aga kujuta ette, kui sa nurga tagant olekski astunud välja vaimolend ja sa oleks teda füüsiliselt näinud ja ta oleks mingi objekti võtnud ja ta oleks nüüd visanud selle. Mis siis teinud oleks? Ma oleks seda, ma arvan, et tagasi visanud selle objektiga. Ma oleks nagu olnud liiteri lihtsalt võtnud nagu, kas sa tead, mis tunne see on? Ja see lendab tast läbi, ju? Võib-olla. Huvitav, kas see on solvavam nagu saada objektiga pihta või see, et sust lausa see läbi nagu visatakse? No, et see on solvamise nurgas. Et võib-olla teine justkui nagu kingib sulle midagi ja oma viimase energia, mis ta raasnud järgi on, et nagu viskab midagi sinu poole. Ja siis sa viskab tagasi. Ma ei tea, see on nagu põnev mõelda. Ja ma lihtsalt, see oleks nagu huvitav olnud, mis nagu edasi oleks hakanud saama. No? Oleks selle riiderestiga pihta saanud. Mis sa oleksid teinud selle peale? Sa näed lihtsalt riiderest tõuseb, siin visatakse sellega. Ma arvan, et ma oleks eest ära astunud. Sa istusid. No okei, oleks pihta saanud, no kah asi, see on nagu ju soovitakse midagi teada anda, et nagu mis siin ikka, et küsin, milles on probleem või? Ei, no, see ongi, et räägime, et nagu üks sammid viskasid. Ehk ma muidugi kahtlustan ka need variant, et need juhused on tegelikult väga-väga harva, kui ütleme, need on, aga need on väga-väga harva, kui poltergeist siis või vaim või kes iganes hakkab inimest ründama. Tavaliselt ikkagi eesmärk on kas siis tähelepanu saada või mingit sorti nagu hirmu tekitada. Eemale peletada justkui. Kas hirmu tekitamisega mitte nüüd ju sellega saab energiat juurde sellest suhtes, mida rohkem inimene kordab, siis saab sellest aina rohkem juurde ja rohkem tegutseda. Jah, aga nad nagu... Aga et eemale ajada, et siis ta saab seal rahus nagu ise elada olla. Ja. Et see on jah, et nüüd tahtsingi uurida, et huvitav, kas nagu mingisuguse poltergeist või mingi üks fenomeni tõttu on inimesed surma saanud. Ja, ma mõtlesin ka täna selle peale, et tahaks nagu väikses üks uurimustöö teha. Aga kas seda üldse kajastatakse, sest ma mõtlen, kuidas nagu politsei paneb oma sinna aruandesse kirja, et inimene sai surma, sest et mingi tont viskas talle kummuti kaela. No, eks ta jääb sinna nagu rahvajuttude põhjala ikkagi, ma arvan. Aga see on juba uskumise küsimus, on ju. Et kas sa usud siis või ei usu, on ju, et aga ilmselgelt sellist asja nagu Ai, aga vaata, on ju tegelikult mõnes mõttes need teised lood, kus seestumiste läbi ju. Seestumiste läbi, kus on katsutud ja kägistatud ja jalast sikutatud. Aga Haunting in Connecticut on ju tehtud selle tõesti sündinud loo põhjal, kus mees seestus vaata tahtis omal perekonna Mina ei ole õudusfilme näinud, et ma hoian õudusfilmidest teemale. Täiega vaata ära nagu Conjuring on must watch lihtsalt ja Conjuring on nagu pead vaatama lihtsalt, sest et see on parim. See on nagu 2 osa ja mõlemad on siis tõesti sündinud lugude põhjal, mida on siis Ed ja Lauren Warren, kui sa tead, eksortsistid, siis läbi viinud seal siis selle eemaldumised, mis iganes on ju. Et Lauren suri mullu kevadel minu arust veel ja nemad olid need, kes ka selle Annabelle nukuga siis tegelesid, on ju. Ja need on 2 väga huvitavat filmi ja Haunting in Connecticut on ka tehtud tõesti sündinud loo põhjal, kus siis isa vist või ma mõtlen, kas oli isa või oli poeg keegi, kes lasi perekonnas nagu kõik maha, sest et oli seestumine toimunud ja siis see hakkas nagu mustrina edasi käima, nii et nagu mingi järgmine perekond või mis iganes nagu samamoodi. Ja kus suures see maja oli hiljaaegu just müügis väga kalli hinna eest. See on nagu päris mitmeid kordi müügis olnud, aga keegi nagu väga elada ei taha seal. Aga mis seal majas siis toimus? Seal oligi mingisugune teemon siis läks inimese sisse ja siis sundis öösel perekonna maha laskma. Ja siis seal filmis nagu see viimane nüüd, mis on tehtud seal, siis nagu see perekond nagu pääseb ära selles suhtes, et see mees tuli nagu, mis tõite uimaseks ja saite nagu sealt majast võimalikult kaugel ära, et siis nagu asi lahenes mingit pidi. Aga see on äärmiselt huvitav selles, sest ma olen nagu päris palju teinud mingit
otsimist ja uurimust nagu ka nende lugude kohta ja siis vaatadki, oled nagu oh my god lihtsalt, kus käib elu alles lihtsalt mundadel, noh. No eile said ka natukene elu. Kui see on sinu jaoks elu, siis kui surnutega jagelemine on sinu jaoks elu, siis... Aga see on põnev, see on lihtsalt näitab sulle, et nagu kuidas on võimalik palju rohkem näha, kui lihtsalt rutiinselt käia töö ja kodu vahet vaata. Kui sa tegeled, kui su töö on nagu sellised asjad, siis sa näed nagu nii palju rohkem lihtsalt. See arvan ju. Ma vist arvan, et teatav nagu soolikas peab olema selle jaoks, et selle vastu nagu huvi tunda. Ja noh, on inimesed, kes ei taha ja hoiavad eemale üldse, ja see ongi okei ja tuleb ka eemale, kui see ei ole sinu teema, aga kui on nagu kui on juba nagu see mingisugune soolikas, nagu sa ütled, et on juba sees nende asjadega tegelema, siis tegeleda. Siis sa näedki ja siis sul ongi sellised tõelised kolli jutud rääkida. No on niisugune nagu ütlus, et mis kehtib küll UFO-de kohta, aga ma arvan, et see kehtib paranormaalsuse kohta, et kui sa piisavalt kaua vaatad sinna poole, siis mingi hetk vaadatakse sulle vastu. Vot UFO-de teema on see, mida mina ei taha näpuotsaga ka puutuda. Mul on nagu lihtsalt täiesti ei, ma ei taha neid artikleid, ma ei taha neid filme, ma ei taha mitte midagi, ma ei ole täiesti eemal. Mis sa vaatad õudusfilme? Ma vaatasin ainult 3. Ülejäänud, ma kardan. No võtta, on ju. Nii, vahepeal vaata, mis te kirjutanud siin meil olete. Päris palju siin igast äkki. Nii. Tiina ütleb, et üldse nendes saadetes peaks olema raske just selle tahetud energialiini leidmine. Igas kohas on ju läbi aegade väga palju erinevaid juhtumisi. No võt see ongi see, et meile ju tegelikult ette väga ei öelda, nagu mis ajastust asju nagu vaadata, on ju, et kui sa lähed 300-400 aastat vanasse hoonesse, siis mis ajastut sa tahad? Millist sajandit sa tahad, mis siin toimus? Et kui seal on veel juhtunud ka sõjad, asjad olnud, külitamised, ma ei tea, mis iganes on ju, siis mis ma sellest välja võtan nüüd? Ja mul paks raamat, erinevaid episoode, kust ma mida võtan? Noh, see ongi see nõiatöö, et sul antakse nagu just nagu lõngakera ja hakka nagu arutama ja kui neid lõngakerasid on mitmeid, siis tekib just nagu segadus, et räägid ja... Sa võid niiviisi terve selle ajaloo ära rääkida, mis on nagu on olnud, aga küsimus on lihtsalt selles, et millist osa sellest siis nii-öelda soovitakse. See on tegelikult huvitav, et kuidas seda nagu täpsemaks saada. No ega see ongi see, et mingisugune see lõngakera ots tuleb just nagu selgeltnägijale või nõiale nagu kätte anda. Jaa, kindlasti. See aeg, siin oli midagi. Hakka pihta. Siis... Otsid selle õige peatükki üles, sealt saad kätte, aha, räägime. Eli ütleks, et mina küll ei kardaks. Tantivist. Mina küll kardaks, ütles ta. Kardaks. No, ma soovun nägemist. Annel ütleb, see aasta vist üle-eestiline publikutuur jääb teil ära. No, ilmselt vist me ei ole kuulnud küll, et toimuks. Ega, aga ta võib ju suvel toimuda või suve lõpul toimuda, et eks näis. No, eks need publikutuurid on ka, et siis sa saad minna, mina olen käinud juba. Eesti risti ja läbi kõiki. Kuidas sa lihtsalt üritad kõrvale viilida kõikidest asjadest, Keit. Ei viili kõrvale. Parin su kaasa igale poole, lähme vaatame kummitusi ja lähme vaatame õudukaid. Lähme kohtume inimestega. Äkki neil on mõni kummitus. Ei, see kuidagi selle Poltergeisti lugu taas äratas minus nagu mingisuguse kire teema vastu, et... Taasärkamine. Taasärkamine, jah, et... Lihavõtted pole veel käeski. Jah, väga hea. Et see andis mulle väga palju nagu mingi teadmisi arusaamist. Anneli ütleb, tere, kuulan, jälgin, aitäh. Palun. Kirsti ütleb, väga põnev on. Tšau, emme. No võt. Isegi tema vaatas, ma sundisin tema vaatama seda Conjuringut. Sa ei julgenud üksi vaadata, sest oli mingi vaatame koos. Vaatame koos. Väga vaatad ära. Tegelikult me saame kokkuleppe teha, et sa vaatad troonide mängu, vaatad Conjuringut. Okei. Ma pean hommikul vaatama. Mul on mingi teema, et ma ei kannata üldse õudusfilme.
ja mingid siuksed paranormaalsed filme asju, kus nagu üritatakse just nagu hirmutada inimest. Kui on mingi paranormaalsus, kus on nagu siuke, mitte tapmine. No selliseid rõvedaid õudukaid mina ei suuda ka vaadata, minu arust need on lihtsalt jälgid. Mis siis ma olen nagu krimikunstnikuks õppinud, ma ju saan aru, kuidas need kõik need stseenid on tehtud, kuidas see kõik on sinna tekitatud ja nii edasi, on ju. Ma saan aru, et ta tõuseb sealt järgmine hetk püsti ja naerab ja teevad mingit lolli nälja seal võtta või rätsil, on ju. Aga visuaalselt mul on seda nagu rõve vaadata. Kui on mingisugused siuksed asjad jälk lihtsalt. Aga kui sa võtad nagu Conjuringud või mingid sellised asjad, mis on nagu mingi tõsielu loo põhjal tehtud, siis need on nagu põnevad ja nad ei ole rõvedad. Neis ei ole nagu sukest jälkust sees, vaid ta ongi nagu põnev vaatamine. Ei, neid põnevaid lugusid ma olen ise kunagi, kui ma sügavamalt uurisin, neid on ikka väga palju, kus meenub üks lugu, kus oli ka mingi talumaja. See on kummaline, mis oli ka selle poltergeistiga, kus me käisime, et pahatihti need kõige aktiivsemad poltergeisti juhtuvad inimestega, kes ei tegele üldse selle teemaga. Kes on nagu, ma ei tea, midagi juhtus, nagu, ma ei tea, et nagu see ei ole üldse nagu nende teema. Siis on need teised noored, kes otsivad taga neid poltergeiste. No ei ole. See on veider. Ja igastest see juhtum, mis meenus oli ka, oli üks vana talumaja kuskil Ameerikas. Ja seal oli, asi läks ikka nii käest ära, et mingi hetk põrandad kõik täitusid musta mudaga kahekordses majas ja sealt imitses seda mudasest majast välja ja siis käisid igast uurijad ja värgid käisid seal koha peal. Ja see on küll selline, et sa peab mõtlema, no mis siin nüüd siis juhtus, et seal oli ka vist mingisugune elukas oli kuskilt teispoolsest või kuskilt siiapoole tulnud ja siis oli seal laamendama hakanud. Siis põletati just see maja lõpuks maha, et mingitki rahu saab, et see hakkas seal terima. Kas sa arvad, et nagu maja maha põletamine aitab või? Et kui sa nagu hoone ära ehitad, siis mina ei usu, et sellega koos nagu siuke... Ta aitab nii palju, kui seal lakkab elu mõneks ajaks olemust. Sest terve planeet on täis surmasid, sõdasid, draamasid, tragöödeid. Et igal pool on ju midagi juhtunud. Ja sellest võiks nagu järeldada, et igal pool just kui nagu ongi mingisugused vaimolendid ja mida iganes, aga tegelikult neid nagu nii väga palju igal pool ei ole. Et mul näib hetkel, et pigem loodusel või elul on mingisugune mehhanism, et kui kuskil on mingisugune olend hakkanud midagi toimetama ja selles kohas nagu pikka aega elu ei toimu, siis ma ei tea, kas ta sureb nälga seal või lihtsalt nagu see asi kaob mälestus. Võtma oma asju, võtab oma kodile ja siis kolib naabrite juurde. Nad ei saa, nad on nagu lõksus siinpool, et või minu silmis nad on nagu kahe maailma vahel lõksus. Nad ei ole ei siinpool ega ka teiselt pool, et nad on justkui nagu sellises äärealas või midagi sellist, et ja ma arvan, sinu kogemus ka, et nii palju, kui sa surnutega toimetanud oled, siis tegelikult nende see arusaam elust ja reaalsusest ei ole nagu päris inimene, et see on justkui nagu mingisugune lühikene seik nende mälust. Et ma mäletan, kui ma noorem olin, siis ka surnuajas käisin ja proovisin surnutega rääkida ja ega midagi nagu rääkida ei olnud, et see oli, ma olen siin, mis muga juhtus, mis nüüd saab? Ma olen siin, mis muga juhtus, mis nüüd saab? Ma olen siin, mis nüüd juhtus? Et see oli nagu väga-väga lühikene osa nende elust. Et ülejäänud oli just nagu juba minema läinud. Vene surnuajas ma hakkama ei saanud, nad rääkis kõik vene keelt. Aga vaata, mõned tulevad kaasa. Saab kogenud? Jaa, ikka. Nii et mingil määral nad ikkagi saavad liikuda. Osad saavad sulle kaasa tulla. No jah, et just kui saab nagu külge pookida, seda küll on ju. Ja on jah neid lugusid, kus on nagu just kui nagu koduvaim või keegi lähedal on ära surnud ja siis ta veel kondab kodus ringi mõnda aega, et need on ikka oma jagu. No kuidas ta saab? Võtab sust kinni ja ta läheb. Võtab käest kinni ja lähme nüüd. Ei, no tegelikult... Äkki inimene nagu, ma mõtlen, eraldab mingisuguse ruumi enda sees sellele vaimule või annab talle... Tead, ma ei tea, nagu mulle tundub, et see on nagu kohati pigem sellega seoses, et kui sul on endal energeetiliselt kuskil mingi auk, kus midagi lekib. Tead aru? Energiat lekib. No, et just nagu uks on lahti. Uks on lahti. Aha, siit lekib. Miks ma ei peaks siit seda energiat võtma? Haakub külge ja lähebki kaasa. Sest et sealt ju saab. Miks sa peaks jääma siia maha, kui see siit ei saa. Aga kui tema lekib ja siit saab, siis ma lähen kaasa.
kuule, aga kas lekke jääb, kas siis enam ei leki? Selles mõttes, et... Ja no mis ta ei lekib ikka ju. Ta ju tarbib ära selle lihtsalt. Aga see ei reki teistele enam. Ma mõtlen, et kui me võtame inimese välja sees on auk, noh, mis iganes trauma või õnnetus, mis iganes inimesel juhtub, on auk, sealt tekib energia välja. Kas see parasiit on justkui nagu plaastrid, mis sinna peale tuleb või nagu kasvaja, mis hakkab sellest toituma? Kasvaja, mis hakkab toituma. Ja siis, kui inimene saab sellest lahti, siis hakkab energia lekke pihta. Siis oled üldiselt juba nii tühjaks, sest ei ole midagi alla saada. Ta ikka tarbib korralikult ära. Siis ongi vaata, tekib see väsimus, kellel tekib depressioon, kellest lihtsalt ei jääks enam elada, mingi suke, see jääks enam lihtsalt olla. Sest kõik nagu, kui sa hakkad hommikul üles, peaks olema nagu mingi uus päev, vaata energiat on, hakkab tegutsema, siis sa hakkad üles juba nii, et see seda ei ole nagu, see ei ole tõusnud, kui teed, sa paned telefoni nagu laadima, aga ta ei lae. Ja kui see on vähese kohvi ka. Ka võimalus. Ja see on päris põnev, see on päris huvitav mõte, kus me jõudsime praegu. Nii, vaata, mis siin veel Kristi kirjutab, et Merili ise elasid siin kummitusega koos, said kampsuniga pihta. Ma olen kogenud oma enda kodus, kui ma emadasel elasin, kogesin ka, kus asjad liikusid. No nii. Meil oli üks tuttav, kes kahjuks oma käe läbi lahkus ja tema elas enne seal majas, kus mu ema elab. Ennestap ta seal majas ei teinud, aga küll aga oli tal asja sinna päris palju. Ja siis oligi, ma tulin duši alt. Läksin peegli ette ambaid pesamast, kui ümber pöörasin olid riided pandud. Ma ilusti kokku valitud, kampsun, püksid, sokid, pesu, kõik asjad niimoodi ilusti järjest. Tegelikult need käivad riiulis vaata. Korjad kokku ilusti, paned ära. Oli põnev. Ja ükskord mängis trumme mul. Aga siis nagu sai küll ka, sest et mul oli mingi teema, et minu trumme ei näpi. Aha. Aga siis sai veel kurjaks. Olen see tont või inimene, aga minu trumme sai näpi. Minu trumme sai näpi ja siis ma sain kurjaks. Siis ma saatsin ära, sest mul aitas. Ei näpi. Läks liiga kaugele. Siis ma kirjutatakse siin... Autopsy of Jane Doe on väga hea õudukas. Kas see on tõsi elu põhjal? Kui ei ole, siis mina ei julge vaadata kahjuks. Mina kardan. See on nagu, see ongi nagu elu iroonia, et võib-olla nagu kokad ei vaata ka kokasaateid, et nõiad ei vaata ka nagu mingisuguseid tondi jutte, et see on, nad ei ole nagu väga reaalse eluga nagu kooskõlas ka, et noh, seal majas küll, kus me käisime, see oli nagu päevasel ajal, et ei olnud äikesetorme ja ei olnud elektrikatkestust ja kõik oli nagu füüsiliselt oli nagu normaalne välja, et seda asjad liikus, et noh, see oli kõik keerutud. Jaa, ei olnud nagu... Ei olnud seda creepit muusikat ja tulnud mingit taustaks, Teil tuleb koostöö hästi välja, soovin teile edu selles saates. Aitäh! Kirsti ütleb, et lekkega ja külgekookinuga on inimene nii väsinud, et ei saa aru, mis tal viga on. Aga jõud kaob ära. No võt jah, see on see sama asi. Ja noh, sa enne kui ütlesid, et depressioonid ja muud asjad, mis sellest tekivad, aga nüüd ongi küsimus, et kui see... kes külgekookinud on minema saata, kas siis auk tuleb ikkagi välja? Et see on nagu tegelikult ära saatmine peab käima alati koos remondiga. Auk tuleb kindlasti ära lappida. Alati. No kui sa ei saa ju ringi inimesi, et sa kogu aeg väsinud oled ja lihtsalt energia kaob ära. Tuleb alati kindlasti, ma tean, see on... Kookimine ja tegelikult seestumine on ju erinevad. Seestumine on see, kui see olend või inimene vaim, mis iganes on tulnud inimese välja sisse juba. Et just kui nagu inimese ruumi sees on kaks olendit. Mida ise kui ka siis see keegi teine. Noh, siit saabki nagu võrdluseks tuua siis selle, kui inimene on siis lõhestunud või kahestunud või. Kui tekib nii-öelda nagu just nagu kaks mina. Et tegelikult see on erinevad isikud, aga elavad ühes kehas on ju, aga seestumisega on ju põhimõtteliselt sama. Meenub üks hästi huvitav lugu Ameerikast. Sellest minu arust, kas tehti film või hakati tegema see pooleli, aga räägib siis ühest noorest tüübist, kelle sees elas, vist oli 32 tegelast või, kes siis erinevatel hetkedel hüppasid välja ja nad olid, mingi hetkel sai mingisuguste jamadega hakkama üks nendest tegelastest ja siis ta pandi psühhiaatri kliinikusse ja siis hakati uurima. Ja mis siis tuli välja? Üks tüüp oli venelane.
ehk siis, kui see venelase hing võttis selle keha üle, siis tüüp hakkas rääkima puhast vene keelt. Üks oli kunstnik, maalis väga hästi, üks oli väike rahvus, üks oli mingisugune kaak, mingi rammumees. Ja mis oligi põnev oli see, et see tüüp ise, kelle keha see oli selline kleenukene tüüp. Noh, kleenukesem kui mina. Ja siis, kui see rammumees näiteks tuli, siis ta võis nagu põranda külge poltidega kinni lastud pildiku poti lihtsalt lahti rebida. Ja igasuguseid muid asju ja siis uuriti ja mis selgus oli see, et need seestunud olendid teadsid teistest seestunud olenditest. Just nagu teadlikud eksistentsist. Ja neil oli hierarhia ja nad suhtlesid omavahel ja neil oli nagu kord, kes millal tohib väljas käia. Ja oli reegel, et see inimene, kelle keha nad olid ära üle võtnud, see inimene ei mitte kunagi teada saada nendest teistest olenditest, nagu jah, teistest tegelastest ta sees. Aga see väike tüdruk, kes oli ka nagu siis üks vaimolenditest, see rääkis selle välja ja see oli suur pahandus ja siis need seestud olendid läksid inimese sees kaklema omavahel ja igavene kammarüra oli selle, et see ja noh, nad kirjeldasid ka seda ruumi, kus siis need seestud olendid olid nagu siukse ümmarguslaua ümber. Ei, ümmargusaugu ümber. Ja kas see oli auk või see oli uks? Ma enam ei mäleta, ma ammu lugesin selle kohta. Ja lepiti kokku, kes millal tohib uksest läbi minna, kes läbi uksest läbi, see sai justkui siis nagu siia reaalsusesse toimetama. Ja siis kaklesid seal omavahel, kes tohib minna ja kes seal salaja läks ja siis kui aeg-ajalt see tüüp sai iga paari aasta toimet, sai korraks ka oma kehast ise kasutada, sest ülejäänud oli nagu justkui uinuvas olekus, siis oligi niimoodi, et kui iga kord, kui ta oma keha nagu kätte sai, siis ta oli nii segasus, sest elu oli nii palju muutunud. Ja siis ta iga kord tahtis suitsiidi teha ja siis lepitigi kokku, et seda tüüpi enam välja ei lase oma keha kasutama. Issand jumal. Et see on siuke hästi ekstreemne näide, aga teda on hästi palju uuritud ja lõpuks nad vist said, see on seestunud tüüpide arvu äkki 15 peale. Ta peaks vist, ma ei tea, kas ta on siiamaani elus või on väga midagi juhtud. Põnev. Väga põnev. Raske variant. Nii, Silja ütleb, kas tätoveering käel tekitab aurasse energeetilise augu. Vot ma ei tea, mina olen siit terve käsi tätoveeritud, see käsi tätoveeritud, jalg tätoveeritud, ma ei tunne, et mul kuskil väga auras auke oleks, selle tõttu aura ei ole minu nahk, ma arvan. Aura meie ümber ju. Ajalooliselt on ju tätoveering, mis asi tähendab sajalooliselt? Ta on justkui nagu informatsioon teistele, et kahtlesin lõbiga või jäiksin kellelegi pasunasse või meeldetuletus endale, et ole tore või mida iganes. Kuidas kanasuppi teha? Kanasupi tätoveering käe peale. Hieroglüüfides ka. Ja siis saad teistele öelda, et siin ongi elu saladus, aga ma ei oska seda lugeda. Aga miks sa tegid üldse tätoveering? Minul ei ole ühtegi tätoveeringut. Ma kunagi mitte lapsepõlves noorepõlves mõtlesin, et teeks terve selja omale täis, teeks selle. Ma olin nagu poole kohaga budist omast arust. Okei. Teeks selle... Poole kohaga budist omast arust. Idiis. Idiis. Teeks terve selja peale omale selle budistliku hingepeegli. See on selline suur elukes, kes hoiab peeglist kinni. Peegli peal on erinevad elu nagu sektorid ja rattad ja siis kõik nagu justkui. Ma ei saanud sellest nagu märgist, nagu sellest pildist mitte midagi aru, aga ma mõtlesin, et see oleks nagu nii tuus, kui ma selja oleks nagu eriti nagu vinge. Aga ei tegemata, aga miks sina oled? Minu see käsi on siis, mul on full sleeve. Ta jooksab kõik ühte sama lugu. Ehk siis siin on suures osas on siin minu suguvõsa lugu ja meie teemaga seotud igasugused siis erinevad loomad ja teatud märgid, mis siis on nii-öelda need minu jaoks jõusümbolid. Ja ma mõtlen, oota, mis mul veel on. Siis on ka jala peal on mul, see on selline mälestus pigem. Ma mõtlen jõusümbolid, et kas ta on nagu pigem sulle endale meeldetuletuseks või sa nagu rakendad teda ikkagi läbi meeldetuletuse rakendad teda, et sa näed teda ja siis see just nagu kutsub esile mingisuguse mälestuse. Just see tuletab aeg-ajalt meelde su enda jõudu sulle. Ma võin sulle nagu näidata selles suhtes, et viimane, mis ma tegin, on siis siin on jäär. Ma olen ise jäär on väga jõuline loom.
oma sarvede ja kõigega juba väga jäärapaisus viib sind edasi ka. All on mets, mets on selles suhtes loodus, vaata, sa ise ütled alati, loodus on meiega, on ju, see on kasvav, see on siuke looduslik jõud, siin on mul ronk ja siinpool on mul 2 hunti. Päris äge ikka. Ja üleval pool on siis see naisterahvas. Aga mida sa annaks soovituseks inimesele, kes kõhkleb, kas teha või mitte? Sest mina ei oska anda, sest mul endal, ma ütlen, kogemust ei ole. Mul on pigem see, et ära tee. Vaata, tatoveeringutega ongi nagu see, et mis sa sinna teed, on ju, see sulle eluks ajaks jääb. No sa võid ka alati laseriga eemaldada ja seda piina ja kõike läbi teha, on ju, et päeva lõpuks see laser on nagu valusam kui see tatoveeringu tegemine. Aga asjad, mis sa oma kehale selles suhtes nagu tatoveerid, ma olen kuulnud, kuidas üks inimene lasi omale teha ruunid ja ta hakkas neid ruune reaalselt tajuma. Aga näed, ruunidega on ju see, et ta sõltub, mis pidi sa neid joonistad. No jaa. Et nad tähendavad ka kõrvuti juba erinevaid asju ja nii edasi, et nagu see, mis sa sinna keha peale nagu kirjutad või joonistad, on ju, see hakkab suga kaasas teema, sa kutsud seda enda juurde. Ja ma kujutan ette, kui sa hieroglüfides omale nuudisupp sinna kirjutad, siis ilmselt sa mõnda aega ka sööd. Elu lõpuni kõht. Et ei ole nagu mõistlik, on ju. Oota, aga kas siis peaks nagu mingi bitcoin ja raha omale kõik kohad täis tegema, et siis on nagu hästi või? Ma ei usu. Sa võid ju seda raha saada, aga nagu ma arvan, et see ei ole nagu asi, mida oma kehale panna. Ma olen sulle õpetanud, mida rahaga teha. Rahaga tuleb ennast inimesed pesta. Pese ennast rahaga rikkus tuleb. Et see on asi, mida hästi läbi mõelda alati, mida oma kehale teha, et sa lihtsalt sa kutsud selle enda juurde. Ja kui see ei ole väga mõistlik asi, siis ka loomadega tuleb läbi mõelda, mis loomad sa mulle teed, kas ta on karjas liikuv loom või ta on üksik, vaata, et kui on nagu loom, kes liigub üksindus, siis tegelikult kutsud just nagu üksindust enda juurde. Igasugused sellised asjad. Minu viga võib-olla ongi see, et ma olen nii muutuv, et see, kui ma täna teen oma tatoveeringus aastaajast, ma ütlen, et küll oli ikka välja. Aga see ongi selline asi, et ka minul on üks tatoveering, mille puhul mul on nagu, minu suhtumine on nagu selles osas väga-väga muutunud, ma plaanin ta üle teha. Ja ühe teise tatoveeringu ma ka tegin üle, sellepärast, et minu suhtumine ajas on muutunud sellesse, et need asjad, mis on täna mu keha peal, on need, mis on mul läbi elu käivad. Et nendes nagu suhtumine ei saa muutuda enam. Et see on paika pandud. Päris äge. Ei ole lihtsalt selle jaoks nagu tuus välja näha. Et äge tuus tahaks välja näha. Alright. Nii, kas teispoolsuses on ka midagi kedagi, keda lahkunud kardavad? Tunnevad nad hirmuse? On ikka. Teispoolsuses on mingisugused elukad ja olendid, mis söövad teispoolsuse tegelasi. Aga neid väga palju kohanud ei ole. Et aeg-ajalt on eile ka korrali tunda, et mingisugune elukas sealt läbi käis. Aga... Korragi. Milline see oli? Ma ei tea, kas ma tahan täst nii väga rääkida. Ma räägin natukene. Põrgukoera pilti oled näinud, on ju? Mis asja? Põrgukoera pilti. Mõtlen, vist olen, aga nüüd meelde tuletuseks kohe vaatame üle põrgukoera piltu. Siin on mul Brigitte Susan Munt hoopis. Nii, põrgukoer. Põhimõtteliselt natukene nagu siuke koera moodi... Jaa, saatanlik selline natukene. Midagi sellistega võtad tiivad ära. Ilma tiibadeta. Ilma tiibadeta, jah. Tiibadega on nii palju. No jah, kas ta on siis ingel koer kohe? Midagi siukest, jah. Kujutame ette nagu siukest nagu koera moodi olend, siuke jässakas, kes see on see hästi muskus koer? Libahont. Ei ole või? No, ma arvan, et võib ka klennuki libahont olla, ma ei tea. Et ma ei ole videvikul saagat vaadamas. Aga kas põrgukoer 3 peaga ei pruugi olla või? No need on erinevad. Siin on pilt ühest sellisest põrgukoerast, ma proovin siia näidata seda natukene. No midagi säärast Keit väidata. Ta näita mulle ka. Ja see. Ja midagi sellist, jah. Ja nemad justkui peavad seal valvet. Ja samamoodi ka Vikatiga mees, kellega mul on ka kokkupuuteid olnud, on ka samamoodi, et ta on... seal on ikkagi mingisugune... põhimõtteliselt seal ei ole täielikku vabadust.
Sellest rääkimine on natuke keeruline nagu siuke Ma üritan nagu mõelda, okei, ei see on tead, see on natukene, mulle tundub, et ta on natuke nagu nii-öelda nagu sügavam level veidi või? See ei tundu või? Mis sa mõtled sügavus on? Nagu selles suhtes, et vaata mingid tasandid on ikkagi, kui me nagu räägime nendest lahkunutest ja kõigist, on ju, siis minu arust on nagu mingid, justkui nagu mingid levelid, vaata. Et on nagu sellised lihtsamad levelid, kus on mõni hing on kinni jäänud, siin selline et seal on nagu tasemed või? Ja et mida nagu madalamale sa lähed nii-öelda seda nagu tumedamaks see teema läheb. Saad aru? Mis mõttes tumedamaks? No selles sus ongi nagu, kas sul on nagu ala lahkunud keegi lähedane, keegi on ju, sa tead, kes ta on, saadad ära, on rahu ja nii edasi on ju, või siis on sul juba poltergeist, siis lähevad mingisugused teemonid ja igasugused tegelased, et ta läheb aina sinna sügavamale põrgu poole lihtsalt. Mõistad? Ma mõistan, ma pean mõtlema... selles suhtes olgem ausad, aga põrgukoera me ju igapäevaselt siin ümberringi jooksmas ei näe. Et see ongi nagu, kui asi läheb ikkagi nagu väga tiibiks. Mingid väga rasked lood lihtsalt kuskil, ma ei kujutate kus. Mul on mõttepaus. Igal on mõttepaus, nii kaua ma natukene vaatan, mis siin inimesed teavad, mismoodi ennast rahaga pesema peab. See on siuke, ütleme niimoodi minu selline võib-olla natuke naljaga pooleks. Võtta raha ja pese ennast. Nii. Et see Diana Mägi on meile kirjutanud, et see põrgukoer vist äkki on siis Kerberos. Ma loodan, et see on õigesti, sest ma ei näe nii kaugele. Ja siis on öeldud ka Pitbull. Võt arusaam Pitbullidest Pitbullile sarnane. Ta on sarnane jah, aga arusaam Pitbullidest on natukene võib-olla. Võt ma ei tegi ajaloos, võib-olla need on vähe teistsugused olnud, aga täna on need suhted. No oletame, et seal on nagu 2 levelit. Et on nagu see level, kus siis inimesed, kes oleks pidanud ära minema, aga ei ole ära läinud, on miskipärast kinni jäänud. Ja siis on level, mis käib ka läbi selle leveli, kus siis elavad need olendid. Et surnud ei pruugi näha olendeid, aga olendid näevad alati surnud. Ja. Et on nagu seda ja, just. Midagi siukest. Mis olendid tulevad läbi musta augu ja haaravad kroončakrast kinni tirides sinust midagi välja. 7 iidset sosistavat häält tahtsid kaasa viia. Kes nad on? Juhtus 3 aastat tagasi. Mustad augud tavaliselt on igasugused, väga moodne sõna, portaalid, dimensioonid, et must auk just ongi nagu tundmatus, teadmatus on ju. Ja see ongi mingi teine koht. Haarab kroonsakrast kinni, tirides sinust midagi välja. Seda ei tea, et seal tirides sinust midagi välja, 7 iidset sosistavad häält tahtsid kaasa viia. Seda ma ei oska rääkida, et see on nagu... Aga mis nad sosistasid? Mis nad sosistasid ja mis olukorras, mis moodi siuke asi juhtus üldse? Et seda võiks täpsustada natukene äkki. No eks aeg-ajalt ikka teispoolsusest käiakse siin pool nagu jahil või nii, et... Et täpselt. Hing kaasa viia. No kas hing ei... No see reegel. Must seadus. Hästi lihtne. Iga inimene on oma maailmas kõige kõvem. Et selle reegli vastu ei saa siin maailmas mitte midagi. Ja selle jaoks, et sinult midagi kaasa viia, vahet pole on need, kuidas iganes inimesed näevad, ufod, tulnukad, olendid. Inimene peab just andma ise teatava loa, vahet pole kas siis läbi hirmu või uudisimu või läbi mille, et ta annab mingi osa endast ära. Või ahnusest või ihast midagi saada, mis iganes, aga inimene peab ise andma selle loa, et saadaks midagi ära võtta. Kui ta seda teeb, siis saabki niimoodi. Ja see on ka see teistpidi, et teinekord inimestel ongi, tahaks midagi näha. Mis sa maksad sellest? Mis sa nõus ära andma?
et siis näha. Moonika. Eile nõus olnud natuke energiat ära on. Natukene energiat ära oleks nõus olnud. Natuke energiat ära anda, et sa oleks saanud Riider Estiga vastu pead. Jaa, ma oleks olnud nõus. Ma võin sulle ise Riider Estiga vastu pead. Ei, see ei ole see sama. Moonika ütleb, mina tatoveerisin endale ruunimärgid ja ei laskuks üksikasjadesse siin. Mul on need märgid olnud veidi üle 2 aasta. Tegelen hetkel eemaldusega. Aga sellest hetkest hakkas drastiliselt tervis halvenema. Mitmed erinevad operatsioonid on juba olnud, terviserikked, millele arst ei oska kohe vastust öelda. Enda kogemusest ütlen ilma täpselt nende järjekorda teadmata ei tasuks neid kindlasti teha. Kogemus minul valus on. Vot mina ravisin ennast kunagi ruunidega. Ja vot need on asjad, millega tuleb hästi ettevaatlik olla, et kui ei tea absoluutselt, ma ütleks kõike nende kohta, siis ära näpi. Ma tol ajal uurisin metsikult nende kohta. Ruunidel. Ravisin ennast nendega. Joonistasin oma kogu keharuune täis. Ja kus juures peale seda, kui ma sain terveks, ma ei mäleta mitte midagi ruuni kohta. Ma tean ühte kaitseruuni, see on kõik. Täiesti 0. Ehk siis mul ei olnud vaja neid rohkem. Kõik see teadmine on läinud. Ei, ruunimaagia on huvitav. Kus ma peaks kõma selle selgeks tegema? Jaa, ma tean, Facebookis on üks mees, kes tegeleb nende ruunimaagiaga nagu selles suhtes, ta postitab pidevalt mingeid huvitavaid asju ja vot mul nüüd ei meenu. Aga see on hästi huvitav. Aga nende tatoveerimine on selline asi, mida ma ei soovita. See on kindlasti asi, mida ma ei soovita. Et kui ei ole kõik 100% teada. No nagu viinakeel, pärast on nuudlisupp, no. Just. Seal on lihtsalt oht see, et sa teed enda seda oma tagurpidi ja siis hakkadki arvad, et kaitsid ennast, aga tegelikult kutsud kogu kurja peale. No aga kurjaga kakeldes saabki ju tugevaks ja see kaitseb siit. No vaata, aga mõni kuri on siuke, et tead. Ei, ma niisama. Lõplik, eks ole. Aga sa võid proovida, tahad? Mul on elu juba niigi põnev. Okei. Silla annab teada, et erinevates keeltes sosistasid. Olin 10 minutit meditatsiooni teinud. Põhiliselt ärkvel olnud. Olekul. Eks siin peabki vist personaalsemalt vaatama, et mis see siis nagu siis nüüd oli, et... Ja seda on niimoodi nagu raske natukene öelda, et seda peaks täitsa niiviisi vaatama. Kuigi, see on hästi põnev. Meditatsioon. Hullult räägitakse. Kõik medikeerige siin ja medikeerige seal ja vaat nüüd kui... Meditatsioonil on see varjupool ka, et mingil protsendil inimesel arvatavasti, kes on vaimselt tundlikumad. See meditatsioon hakkab mingeid asju välja kutsuma. Ja vaata, see on ka see igasugused meditatsioonide läbiviimised. Ühismeditatsioon. Ja nagu palun ei. Lihtsalt nagu... Avame kõik ennast universumi energiale ja see üks, kes on ennast justkui nagu mingit jura täis kogunud. See tunnebki, et mul on nii kerge olla. Ma tean ühte juhtumit, kus siin üks naisterahvas ka käis, oli siin mingisugune ühistegevus ja pärast seda oli oma majas, sellepärast, et tema oli üks neist näiteks, kes oli nagu vähe tundlikum ja pärast seda oli asi pekkis. Ja siis, kui läks abi küsima, et mis saab, et nagu nüüd on siuke asi juhtunud muga. Ja siis ütleb, mediteeri, läheb parem. Ei lähe, et tegelikult ei lähe. Et neid asju nagu, kui te käite sellistes kohtades nagu liige kurssi ennast, kelle juures te käite, kas tal on nagu diplomid, asjad, kus ta õppinud on, kas ta oskab tulla toime nende inimestega üldse, kui midagi juhtub. Sest et seal võib juhtuda. Et meditatsiooniga on, sa saad ju mingeid erinevaid leveleid seal kuskile minna, kes kuhu ennast välja mediteerib, kosmosesse välja, et ma ei tea. See vist on eesmärk. Kadud ära siit reaalsusest. Ma ei tea. Kui ei ole nagu kogemus, siis tasub võib-olla piirduda sellega, et see nagu igapäevaselt lihtsalt korraks proovid ennast natuke välja lülitada lihtsalt nagu ülejäänud mürast, et sa lihtsalt natuke hingamisruumi tekitada endale. See ongi see nagu mõnes mõnes ohtlik värk, et nagu meditatsioon on igas kultuuris olemas mingil kujul. Aga see, mida meil propageeritakse, on just nagu suurelt ja idastunud meditatsioon. Ja samamoodi ka jooga, aga mõlemal on tegelikult ju selline tugev vaimne teooria taust taga. Joogal eriti, et jooga algupäraselt oligi nagu vaimne trenn ja siis
avastati, et kui me nagu siin päev läbi ratsapäe istume, siis on nagu väga imelik hakkab, et nagu teeme siis nagu mingi venitusi ka, tõmbame mingi tšakrel lahti, mida iganes. Ja nüüd on sellest nagu järgi jäänud, ongi lihtsalt võimeline harjutused meil. Inimesed, teeme mingid päikse, mingi tervitust või mida iganes, aga nagu see sisuline pool on kõik ära kadunud. Ja samamoodi, et paneme ruune, et jumal, näeb nagu mõõk välja, jumal äge, ja siis palju õnne. Ei tea, mina nagu piirdun väga nagu sellise kerge meditatsiooniga lihtsalt, et pole hullu, kui ka vahepeal hakkavad mõtted segama, lasta olla, aga lihtsalt mina hoidun ka sellest, et nagu minna kuskile kosmosesse ära pärast räägid ka kummalist juttu kuskil. Nii. Marko ütleb ilust õhtut kõigile, sulle ka. Sirle ütleb hei. Anna annab teada, et ruunid äkki Rauli mõtlesid, et Facebook selgin ise ka Rauli maaga. Rauliga mul saate ka koos teinud, Raul täiega tüüp. Ja Rakveres. Siin samas. On või? Jaa. Raul on täiega, ta on, vaata, teda teatakse nagu Voodoo nõiane nime all. Jaa, sa ütlesid. Ja ta on küll selles suhtes kaardid, ruunid ja ta on üldse nagu nende teadmiste poole pealt hästi-hästi palju teadnud. See peaks seda saadet vaatama, see oli küll suhteliselt kehva kvaliteediga, aga hästi põnev kuulamine. Mul on niisugune tunne, et ma tahaks päris mitmeid saateid uuesti nagu isegi vaadata. Mis peab rohkem tegema neid rohkemate inimestega, kui sina oled? Kurb. Sest neid andekaid inimesi on nagu väga palju, ma mäletan, kui ma eelmine või üle-eelmine aasta, milles ma üksi seal saates käisin ja kes esimesena välja kukkus oli mina olen mu mälu. Ära mediteerinud selle või? Ta kohe tuleb. Kust ta tulema peaks? Ütleme nii, et saade ei too välja nende nõidade sükest, see tuleproovi saade ei too välja nõidade sükest sisulist tausta. Ta ei saagi tuua, see ei olegi selle saate eesmärk. Ta ei ole personaalsaade. Nagu eelmine saade sa rääkis nagu enda lugu. Täiega põnev, igasugused seiklusi ja kust nagu sa kasvasidki nagu selleks, kes sa täna oled. Et see on nagu... Et kahjuks see jääb lihtsalt tägamata nii-öelda. Nii, Markus, tasuks ehk mingi banishing harjutusmeditatsiooniga lisaks ära õppida. Mis see banishing on? See on minema saatmine mõnes mõttes. I banish you goodbye. Siis lähevad ära. Pigem lihtsalt see, et jälgida seda, et inimene ise oleks terve, kui ta hakkaks nagu nii palju terve, et kui ta hakkab meditatsiooniga tegelema, et kui ka seal midagi juhtub, siis ta saab nagu vastavalt, et väli oleks terve. Hästi lihtne väljaharjutus ongi see, et paned silmad kinni, kujutad ette, et su ümber on mull. Mull või väli, ütleme, siuke nagu paip. Kapsel, kapsel on su ümber ja vaadata, et see kapsel on terve või see kapsel on katki. Ja kui sa näed, et see kapsel, mis su ümber on, su väli on kuskilt katki, kasuta oma fantaasiat, kas sa paned sinna automehed panevad pahtlit, mõned panevad plaastreid, mõned kasutavad lihtsalt mingi... Mina panen vahest mingit sinist löga. Palun, on ju. Mis iganes variante sa kasutad, et see vorm ei ole tähtis, see tegu on tähtis, et sa teadlikult tegeledki iseenda välja eest hoolitsemisega. Et näed, et on katki, tegeled sellega. Ja see on see, ma ju kujutan ette ja nii edasi. Kujutadki ette, et see ongi ettekujutus, aga sa kasutad seda ettekujutust selle jaoks, et ennast tervendada. Ja väga hea. Töötab. Jaa, töötab. Mõned aastad tagasi nägin unes, et oma enda talus maja juures grilli ääres rääkisin juttu Vikati laadse mehega. Ja suht pikalt, aga ei mäleta enam seda teksti ja ei kartnud teda. Väga lahe. Mul oli sarnane kogemus. Mul tuli ukse taga koputas, ma kutsusin sisse ta ja siis pakkusin talle teed ja mida iganes, aga sealt ei saanud mingit asja, et ta oli nagu suhteliselt erroris sellest, et ma nagu... ma mõtlesin, et kui on minek, siis on minek, mis seal ikka, aga nagu räägin juttu. Ja... Kavaldasid suruma ja? Ei tea, ma olen lihtsalt sõbralik ta vastu, ma arvan. Ja siis ta lakkas kahju ja siis ta oli mingi okei elab elva? Mulle ei üldse siuke mulje, et Vikati mees on robot. Et ta ei ole... Ta on nagu töörobot või? Midagi, et ta täidab nagu mingisuguse mehhanismi käske. Et talle antakse nagu funktsioon või ülesanne, siis ta läheb ja teeb selle ülesande ära. Et
seal ei olnud nagu, see on huvitav, et Markol oli just ka nagu mingi vestlus temaga, mul on ka midagi vestluse sarnast. Sa olid ärkvel? Sama ärkvel kui praegu. Okei, ta on igavene pikk oli küll, noh. Aga kui pikk? Minust pikem ikka, no mingi 2.30. Aga kas ta oli see kapuut seal ka peas? Oli, ma vist mingid sellist kolpa asja küll, no ütleme nagu mis see nägu kaetud. Nagu Harry Potteris, mis need olid need olendid, kes ringi lendasid. Dementorid, kui tore. Aga külm ei hakanud. No veits hakkas kõhe, aga noh, ma mõtlesin, et mis see on ikka, et pidanud tegema tal äkki see Expecto Patronum või midagi. Harja varrega. Ma arvan, et oleks väga imelikult vaadanud. No vaat, see on nagu osa sellest, et kuidas me suhestume surma. Et kas me suhestume sellesse, kui midagi kuidas. No kas sinuga või siis põlgusega või siis sa oled lihtsalt nagu, see on üks osa elust lihtsalt. Oled aupaklik ja viisakas pakub tees. See on see, et iga päev tuleb elada niimoodi, nagu see olekski nagu viimane. See on põnev. See on tegelikult peakski uurima, et palju on inimeste kogemusi, kes on nagu just nagu rikatemehega suhelnud. Nagu, saaks äkki mingi arusaamise luua, et mis värk on. Ja siis, kui lõpuks oleks minek, on ju, võib-olla ta tuleb, on ju, ja siis et nagu värk-särk nagu filmides, on ju. Et see ongi, Aga vaata siis see maal, mis mul seal seina peal on, siis ta on nagu suhteliselt siuke natuke nagu oleks just nagu sarnane. Sa mõtled keskmist, või? Ei ole, jah. Ta on nagu siuke valgab natuke või? Ta on nagu ilus variant sellest. Ilus variant. Ta on nagu kuidas sa kirjeldad vaimu, Kuidas sa kirjeldad seda? Mis maitsega on maasikas? Okay. Ei, mis lõhnaga on maasikas? See on nagu maasika lõhnaga. Et see ongi nagu veits keeruline. Ta on nagu nii Markus ütles Expecto Patronum. Ja. Nii, mingi pikem kiri. Aet ütleb, tere, teid on huvitav kuulata. Minul on olnud ka selline huvitav juhus, kus olen täiesti tühjast kohast nii-öelda ladina keeles rääkima hakanud. See käis läbi sekundeid ja kui nagu mõistusele tulin, kurat, järgmine kord peab arvuti ligemendust. Ja ütlesin endale ka, et oot, mis see nüüd oli? Ja rääkides ufodest olen masinaid näinud 2 korral. Põnev on ju? No ufodega sina oled vist, sinul on mingisugune kogemus rohkem olemas või? Jaa, mitmeid kogemusi. Ja mina jooksun kohe minema, kui on ufod siis nägemist. Ma olen liiga uudishimulik selle jaoks, et minema joosta, et ma olen näinud taldrikuid 2 korda elus ja 1 korra on nagu ligidalt ka kontakt olnud. Päriselt või? Said näppida või? Jaa, mul märkisingi keha peal sellest järgi. Näita? Ei näita, pärast näitan sulle võib-olla. Okei. Et Kate on the marked one. The chosen one. On mul siin see piksenool või ei ole? Piksemäkk Kate olen. Piksemäkk Kate. Ai. Et nagu päris Harry Potter ei ole, päris nagu võidusööda autoga ei ole, aga midagi vahepealselt. Okei. Nii. Et ladina keelega, see on huvitav, sest ladina keel on huvitav keel, ta on väljamõeldud keel. Ta on reaalselt inimeste poolt väljamõeldud keel. Et seal ongi, et võib-olla see on mingi mineviku osa, mis sinust hakkas rääkima. Huvitav, vaata, hüpnotisöörid tegelikult suudavad inimesi viia tagasi mingitesse olukordadesse minevikus. Et võib-olla sa peaks minema mõne hüpnotisööri juurde diktofoni käima panema ja las ta viib sind sinna tagasi, sa ütled selle ladina keeles asja uuesti ja siis pärast saab ära tõlkida. Ma olen ühe väga huvitava koolituse läbi. Loodame, et sa muidugi nuudlisupp oled. Ma olen ühe huvitava koolituse läbi teinud, ma olin tõlgiks seal, kus siis see niisugune teraapiline, ta ei olnud nagu otseselt hüpnoos, aga ta oli niisugune nagu see, kes seda läbi viis, läks siis selle teise inimese nagu hakkas rääkima, mis tal eelnevates eludes toimus. Surid, sündisid uuesti, siis sul oli selline elu, surid ära, mis siis sai, on ju. Et see on nagu niisugune samalaadne, teinekord võib sealt ka vastuse saada. Kelle arst eelmises elus?
või oli keegi teine arst lihtsalt sul suguvõsas, et midagi on külge jäänud. Ja siis tekib küsimus, et miks tal üldse see kogemus on. Et miks tal on see kogemus, et miks ta koges seda, et ta rääkis võõras keeles. Sest vaata, kui inimene kogeb midagi nagu müstilist või arusaamatut, see justkui avab tema elus uue teeraja, läbi mille ta siis kasvab või täieneb. Et kui inimene, kes ei ole mitte midagi müstilist elus kogenud, siis ta ei tegelegi selle teemaga. Jah. Jah, üldiselt küll. Kui mitte midagi kogenud ei ole, siis miks sa peaksid? Ja ju skeptikutega osadega on ka ju samamoodi, mitte kõigiga, aga osadega, kellega ma kohtunud olen, et nad on ka kogenud midagi, millest nad aru ei saa ja siis nad tahavad justkui nagu teada saada. Skeptikud ei ole pahad inimesed. Ei, nad on, aga noh, no, see on nagu justkui on nagu loodud siuke vastasseis, et ühed vihkavad teisi ja nii edasi ei ole. See on tasakaal pigem. Skeptik tahab seda nagu tõestust saada, näita ära, kuidas see töötab. Nad ei taha mitte midagi muud. Näita, et see töötab. Mitte isegi see, kuidas ta töötab, näita, et see töötab. Ja nõiega on see, et tihtipeale ei tea nõid ise ka, kuidas see töötab. Et ta nagu kas alateadlikult või meelteväliselt või kuidagi ta teeb midagi, aga ta nii on. Või see oleks nii lahe, kui saaks seda kuidagi nagu... Aga mis UFO tegi suga siis? Mis ta ikka tegi? Midagi peaks. Tuli tegi mingi juurde Mark One Now. Sul on nüüd mingi hullu uudise. Jaa. Muidugi. Kui on kogemus, share'i. Mis UFO tegi sinuga? Kas võttis tuli see valgus ja siis issu? Seda ei olnud. Aga kuskil mujal ma olin. Päriselt või? Ja midagi mu ka tehti. Aga ma ei tea, kas ma sellest nii väga pikalt tahan rääkida, sest ta ei ole mul enda jaoks nagu väga selge, et võib-olla kunagi tulevikus. Okei. Jaa. Nii. Pia ütleb, et huvitav, miks öeldakse vikatimees, kuigi surmal ei ole sugu. Jah, mis pagan? Lihtsalt võiks öelda vikatolend. Vikatolend või? Jah. See on nagu ma just kuulsin, et keegi oli mingi aplaavaga käima tõmmanud, et tahetakse ära muuta see, et ei ole neitsi oliiviõli, sest neitsi on ju nagu soo teema on ju. Ja siis oli mingi, et siin tahetakse jälle midagi, ma ei tea, mida teha sugudega asjadega. Reaalsus on see, et tegelikult see neitsi on lihtsalt otse tõlge, et tegelikult eestikeelselt oleks korrektsem öelda, et see on esimene press. Jah. Mis võib ka tegelikult neitsi kohta öelda. No ta on nagu sünnitava naise kohta või nagu oh god nagu kui me räägime, et nagu mingi võrd nagu ma ei saa üldse sellest keelepoliitikast hästi aru, et nagu mida nagu üritatakse sellega saavutada, et nagu see nagu sooneutraalsust ma ei tea, veider värk, sinna ei lähe ei. Aga selles suhtes väga äge tähelepanek Pia, saad laigim. Teemonid räägivad ka vist ainult ladina keelt. Filmides alati kutsutakse neid või võetakse neid kehast välja alati ladina keeles. Võiks uurida, kas eksorsistid nagu Eestis võtsid ka vaata, et on mis keeles nad räägivad? No meil on vist peaks katolikud eksorsistid olema, kes on ametlikult. Aga seal on ladina keel ju niikuinii neil ju. Ma ei tea, miks see ladina keel on. See võiks ka sama hästi heebra keel olla või mis iganes teine keel. Tegelikult, eks see oleks küsimus Keivole. Pidin midagi ühendust võtma. Mina olen mälu. Kas selle või olla nagu mingi seost sellega, et vaata... Ei, okei, me ei lähe sinna. Keivolt võiks ka küsida sellist asja. Ma arvan, et ta on isegi teadus. Aga see on huvitav tähelepanek jah, sellepärast, et ladina keel kõlab ka juba siuke müstiline keelest. Ta kõlab nagu müstiline, aga ta ei kõla nagu haldite keel, mis oli sõrmustisand, mis on ka välja mõeldud, mis on nagu siuke pehme ja voolav ja lendlev. See ladina keel kõlab nagu siuke Expreto petroleum saab suitsu põlema. Marko ütleb, et ükskord ärkasin unest unne kusagil 4-5 korda ennem kui üldse üles ärkasin ja ei saanud end mõned minutid üldse liigutada. Päris huvitav värk. See on jah see unes nägemine ja unes teadlik olemine. Unelevelid. Mis siis? Unelevelid. Unelevelid? See on nagu see film, vaata, mis oli Inception. Ja unelevelid. Ma olen seda kogenud, mida Markogi räägib, et ärkad unes üles taga teisi unenäkku. Ja.
päris ruttu läks kõhedaks. Minul, et oligi, et nagu, kas siis nagu ma ei järkagi või mida siis nüüd nagu tähendab? Minul ei olnud. Mul oli pigem nagu väga huvitav oli see, et ma teadsin, et ma magan. Ma teadsin, et ma ärkan ülesse. Ja siis ärkasin ülesse, olin ikka veel selles unelevelis. Siis teadsin, et ma ärkan ka uuesti üles, siis ärkasin üles, siis mul oli külaval, siis mul oli mingi... Käisin ära. Mul oli nagu kõik sellesse teemadesse siukse huumoriga lihtsalt suhtume nagu. No aga mina arvan, et see ongi kõige tervislikum, et võrreldes teistega, kes näevad igal pool õudust, surma ja traagikat ja needused ja portaalid ja mida iganes. Noh, hea küll on, aga nagu milleks siis, noh, meil on ju kõigil valik. See on ainukene valik, mis meil elus on. Seda ütles, kes see oli, Viktor E. Frank ütles, et ainukene vabadus, mis meil elus on valida see, mismoodi me suhtume asjadesse. Noh, eile see ka, mis oli, millal see nüüd oligi, see poltergeist asi. Noh, oleks saanud ju ka suhtuda, oi, pagan, ei tea, aga noh, see ongi see, et see suhtumine juba määrab ära selle vabaduse, mida sa seal teha saad. Et kui sa suhtudki näiteks raskusesse elus tuleb mingi raskem situatsioon ja sa suhtud sellesse kui suurde takistusse, et ei, nüüd ei saa kuidagi ja nüüd ei saa midagi, no siis ei saagi kuidagi ka midagi. Kui sa võtad seda pool huumoriga, noh, nüüd ongi kõik perses, vaata, mis teha saab. Noh, juba see, et nüüd vaata, mis teha saab, sa lood selle võimaluse, et äkki ikkagi midagi saab teha. Et suhtumine on aeg asi, mida me saame muuta. No ja suhtumisega nagu, vaata, sa kutsud ka esile või ei kutsu esile midagi. No jah, noh. Et noh, ma kujutan ette, kui ma oleks eile läinud nagu siis ka sinna istunud kuskil nurgas ja värisend, on ju. Siis ilmselt oleks ka näinud päris palju, ma arvan. Oleksid ka pesurestiga vastu pead saanud? Ei, ma oleks sinu selja taga ikkagi istunud. Ei, no aga sa ju tahtsid, sa pead ikka ära otsustama. Tahad sa nagu, et see nagu segane värk. Aga just suhtumine, et see on nagu ainuke asi, mille üle on nagu täielik vabadus inimestel valida seda suhtumist. Vahet pole, kas see on mingi tüli või on see ebaõnnestumine elus. Suhtumise vabadus on olemas. Tahad millessegi sitasti suhtuda, siis suhtud. Sa saad ise valida, kuidas suhtud. No. Jah, see on tõsi. Nii, Aet ütleb, et mul on suguvõsas teada, et vanaema ema oli kätega ravitseja. Nõid ja miskit on ka mulle külge saanud. No vot, temal oli see ladina keele asi, noh. Kui oli ravitseja... Vot, see tuleb nüüd hakata uurima, mismoodi ta ravitses, mis ta tegi, vaatab. No see oligi meelde tuletus, et sa pead teemaga tegelema. Võib-olla Keivo lapsed tulevikus räägivad ka ladina keeles midagi. Nii tea, jah. Selline asi on võimalik. Täitsa reaalne oleks see. Ja, just nägin... Ai, seda liiga kappes. Oskate ehk öelda, et ilma puu eestlastel, mis järjestikus meie nii-öelda kohalikus traditsioonis sefirohtid lähevad ülevalt alla? Mis asja? Oota. See on küsimus sulle. Ei, seda ei oska öelda, et Sefirot oli... See oli mingit suurem vaim olend oli see, nagu pooljumalus põhimõtteliselt, pooljumal võiks öelda. Ei oska öelda. Lihtsam on öelda, et ei oska öelda. Ei tea. Kuule, aga ma ei tea, ma olen peaaegu 1,5 tundi lobisenud, tõmbame otsa kokku ka või? No tõmbame. Kui kellelgi enam mingisuguseid põnevaid küsimusi ei ole, siis ikka. Mis sinust saab, hakkad nüüd tegema koduvisiite mugav? No, eks aeg näitab. Et järgmine saade tuleb hästi põnev ja hästi üllatuste rohke, et tehakse midagi, mida veel ei ole tehtud. Näete midagi, mida veel ei ole nähtud. Mis see oli? Ma nagu mõtlesin, nagu millest sa räägid. Ei, oli, see on ikka põnev, see saab üllatuste rohke olema ja... No üllatuste rohke saab ta kindlalt olema. Seda ma tean ka, et saab olema üllatus seal korralik, aga... See oli vist ühes ma tean kõige paremini ei läinud ka. Mõlemad ülesanded olid meil minu arust sellised, mis olid nagu siuksed. No ütleme niimoodi, et ühe ülesandega see ei olnud meie süü, et nii läks. No siin ei hakka niimoodi nagu teisi süüdistama, sellel ei ole mitte mingit mõtet, et alati saab ise paremini. Ei, omalgi saab põnev vaadata olema. Et jõudu jaksu teile ja olge vahvad. Kohtume siis nädala pärast. Jälle. Tšau!